Meie käisime siis novembri alguses Hollandis. Minu ja Raikoga koos oli veel õpetaja Veronika ja Anett. Ja käisime siis meedia noorte seminaril, mille teemaks oli Free Press Under Pressure. Ja siis nüüd me räägime, kuidas see kõik välja nägi. Esimesel päeval me siis läksime Hollandisse, ärkasime kell 4 hommikul, läksime autoga lennujaama ja lennuki peale jõudsime Amsterdami. Sõitsime 2 rongiga siis Sittard'i. Esimene päev oli nii-öelda sisse elamiseks ja õhtul olid ka icebreaker gamesid, millest saab siis Raiko rääkida. Nagu Mariette juba ütles, et siis seal olid tutvumismängud, mis tehti nii, et koguneti kokku ühte saali, valiti sellised tiimid, kus kõik olid erinevalt kokku pandud ja siis pidi tegema aja peale kõike mingi 2 minutiga erinevaid ülesandeid, näiteks pidi saama naela spurki on ju. Ja siis pärast, kui kõik ülesanded olid tehtud, siis võis niisama olla ja pärast selgitati välja ka siis võitjad. Minu tiim jäi muidugi 3. siis. Aga jah, igatahes see mängude üleviimine oli väga tore, sest seal sai kohe nagu pidigi nagu rääkima teistega, et sa saaksid üldse mingeid ülesandeid teha, sest üksinda oleks väga enne. Põhimõtteliselt, jah. Teine päev meil olid siis arutlused gruppides. Meil oli äkki 8 erinevat gruppi, kus me siis kõik hakkasime rääkima, kuidas ära tunda valeuudist, milline on üldse teadlikkus valeuudistest ja kõik selline. Pidime tegema ka toolkiti. 3. päeval me läksime Maastrichti governmenti, kus me siis tutvusime selle majaga ja esitasime enda toolkit kõikidele rühmadele. Ja viimase päevadest tulime koju tagasi umbes enam-vähem samade kellaaegadega nagu minnes. Siis see on meie hotell, kus me ööbisime, väga ilus oli. Ja siis meediateemalt, et meil on olemas usaldusväärsed uudiseportaalid, ajakirjad, ajalehed, mida me teame, et me võime usaldada. Teistes riikides ei olnud vist mitte ühtegi meediakanalit, mida nad oleksid saanud usaldada, et kõik ütlesid kogu aeg, et nad ei usu mitte midagi, kõik on vale, eriti oli, noored ütlesid, et vale ei usu, aga vanema generatsiooni inimesed olid need, kes jäid neid asju uskuma. Meie saame aru sellest, mis on õige, mis on vale. Meil on tehtud koolis selgeks, kuidas valeuudist ära tunda. Neil ei ole mitte midagi selle kohta õpetatud, ise peab otsima. Meil järgitakse ka eetikakoodeksit, aga teistes riikides sellist asja peaaegu üldse ei olegi. Minu grupist oli siis see välja, et enamus noori välisriikidest otsivad ise informatsiooni, kasutavad erinevaid meedia äppe, portaale, et teada, mis on see õige informatsioon, sest nagu Mariette ütleski, et noored ei usu, mis neile telekas näidatakse, vaid nad ise nagu otsivad selle informatsiooni ülesse. Ehk siis muidugi mulle öeldigi, et ei usaldada, aga just ongi see huvitav, et mina muidugi ütlesin, et mina ei kasuta erinevaid uudise äppe, aga nemad kõik tõmbavad mingi 5-6 äppi endale telefoni ja siis sealt lihtsalt uurivad, et mis informatsioon neil on. Ja põhimõtteliselt jah. Siin on siis minu grupist väike pilt. Seal keskel on näha ka, et mis toolkit meil oli enam-vähem. Siin oleme Maastrichtis. Väike linnatuur. Meil oli vaba aega seal lihtsalt ringi käia. Ja siis toolkitist meil tuli välja kõikide peale kokku, kuidas tunda valeuudist ära
on siis näiteks see, et ei kasutata emotsionaalseid sõnu, selliseid tugevaid emotsioone. Ülesehitust tuleb vaadata, kuidas see on üles ehitatud, milline on grammatika, ajakirjanik peab olema erapooletu, autor peab eksisteerima, kui populaarne see on, ehk siis läheb selle viimase punktiga kokku, et kui teistes meediakanalites on ka ikka kajastatud täpselt samasugust informatsiooni, siis see on pigem tõenäoliselt ikka tõene. Meie toolkit siis, või minu grupi toolkit koosnes siis põhimõtteliselt nagu Instagrami postitusest, kus iga slaidi peal oli siis erinev informatsioon, kuidas peaksid noored siis teadma, mis informatsioon on õige ja vale, näiteks, et tuleb jälgida allikaid, kes on autor, kui populaarne see on peaaegu sama, mis on nagu see, kui sa teed uurimustööd, et sa põhimõtteliselt nagu ise oled see, kes nagu selle informatsiooni läbi töötab ja siis esitab seda teistele, aga selle grupitöö juures oligi see, et meie olime nagu need, kes seda uurimustööd teevad ja siis seda esitavad teistele gruppidele. Siin on see Maastrichti government seestpoolt, hästi suur saal oli. Ja siis teadlikkusest ka natukene, kui palju nagu teistes liikides oldi teadlik üldse valeajakirjandusest. Põhimõtteliselt see teadlikkus puudus kahjuks, sest et koolis neile ei õpetata seda ja automaatselt see, mis on ajakirjanduses kajastatud, võrdub valega. Generatsiooniti siis jällegi erinev mõistmine selle koha pealt, et vanemad inimesed jäävad kõik uskuma, mis internetis ja ajakirjanduses on üldse räägitud, aga noored mingil tasandil teadvustavad endale seda ja neil on ikkagi omad asjad ka, mida igaüks eraldi veel usub. Ja siis selline leht nagu Reporters Without Borders näitasin enda grupis neile, seal näeb, et kui vaba on sinu riigi ajakirjandus edetabelina. Eesti on 8. kohal, Põhja-Korea on 180. kohal. Nemad ütlesid selle peale, et ka see on vale, et mitte keegi ei uskunud seda, kuigi see on kõikide riikidega kooskõlastatud asi ja kõik, mis seal kajastub, on tõene. Ja nemad ütlesid selle peale kohe, et kui sa saad sellest kindel olla. Siin oli siis peale seda, kui me saime teada, kuidas Euroopa Liit kokku sai, siis meil oli vaba aeg ja siis me läksime siin bussiga.